Mina olen Steven. Ja mina olen Regina. Ja meie oleme toakaaslased. Täna me oleme Tõrvasse, sest mul on seal esinemine. Meil on siuke 2,5 tundi sõitu. Käisime praegu siin terminalis, võtsime süüa. Regina võttis, mis sa võtsid? See on vürtsikas krõbekana vrapp. Ja mina võtsin midagi uut siit terminalist, mis on siis Liivimaa rohuveise juustuburger. Meie kõige lemmikum tankla vist ongi reaalselt terminal, sest et siin on lihtsalt nii head toidud. Nii et lähme proovime ära, kui hea see uus purk see on. Nii, sa oled mul ampsu või? Jaa. Kõige parem amps. Nii juicy välja. Oh my god, mu suu jookseb vett reaalselt. Nagu ma armastan terminali. See on nagu kodupurk. See näeb üli hea välja. I'm not gonna lie. Cheers. Cheers. Tankla burgeri kohta on see üli hea. Ta on siuke nagu kodune. See on üli hea. Aga ma ei tea, ma arvan, hakkame Tõrva poole sõitma, meil on pikk sõit ja kas kohtume tee peal või siis juba seal kuskil koha peal. Ei pea ka lehvitama, aga... Ma nii tahan, aga olgu. Ma võime ikka lehvitada, kui sa tahad. Tšau. Nipe sisse minema. Näeme 1 sekundi pärast. Selline Instagrami leht nagu Suu magusaks minu meelest oli. Saatis meile terve kasti Poola talumaasikaid, nii et me nüüd proovime neid ära, kui head need on. Meil on ligi 55 minutit jäänud, et Tõrvasse jõuda. Ja ma peaks ütlema, et ma olen väga pikalt otsinud siukseid mahlaseid, punaseid, ilusaid maasikaid ja oi, kui ilus see välja näeb. Karbi hea. See on reast terve selle karbi ära nagu. Ma ei saaks aru, kas on Eestimaal. Ei, ma ka mitte. Kas kodumaa ongi nii ilus või? Täitsa lõpp. Ongi nii ilus. Me oleme Tõrvas. Me oleme Tõrvas. Ma ei ole vist kunagi Tõrvas käinud. Mul ei tule ette. Ja kui uues riigis oleks. Väga armas. Me jõudsime nüüd Tõrvasse, meil on umbes 10 minutit ja siis ma pean minema lavale. Nii et lähme paneme asjad siia oma taharuumi ära ja vaatame, mis siin toimub siis. Let's go! Let's go! Tervist! Juhatan teid edasi. Jah. Väga meeldiv. Backstage tour. Ma toodi snäkke, that's so cute. Nii vist? Snäkid, siin need näevad kõik nii head välja. Hea töö. Cheers. Kuule, siin tuleb kõik asjad ära süüa ju. Pärast ei saa enam. Me oleme minema pärast. Nad juba räägivad sellest Stevenist, ma kuulen, et seal käib juba, et Steven tuleb kohe lavale. 2 minutit on jäänud. Aga õues on reaalselt nii ilus ilm. Mega soe on. Õues on 21 kraadi. Ja me tegelikult nüüd peamegi vaikselt minema. Oh my god, Steven Raidmets! Oh my god, kas autograafi saa? No pictures, no pictures. Let's go! No nii. Ema alustas oma videode tegemist juba 12-aastaselt ning tänaseks jälgivad tema tegemisi tuhanded inimesed üle Eesti. Paljud tunnevad teda ka telesaates Suunamudijate tuleproov, mille ta ka tänavu aasta võitis. Kas me oleme valmis? Tere Tõrva! Meil oli päris pikk sõit siia, nii et ma olen väga elevil, et teiega siin ligi tund aega koos aega veeta. Meil on hea meel siin Tõrvas tervitada, kas sa oled esimest korda meie juures? Jaa, muideks olen küll esimest korda koos Reginaga siia sõitsime, vaatasime, et no issand, kui ilusad teed siia ikka on. Aga kuna ikkagi on lastepidu, ma kõigepealt võib-olla alustaks hoopis nagu natukene alguses, et milline laps sa ise olid? Oli omaette rohkem, tegin videoid, sain oma esimese kaamera äkki 11-aastaselt. Tšau öelda kaamerale Ja või? siis ma hakkasin lihtsalt proovima erinevaid asju. Mis sa arvasid, et sa üldse olla tahad? Kunagi ma tahtsin piloot olla. Ütle mulle, et milline oli sinu lemmiktegevus või mäng lapsepõlves, mida sulle meeldis teha? Ma ütleks, et Ukakas oli siuke lapsepõlve kindel lemmik. Mis sulle võib-olla koolis meeldis, mis su lemmiktund oli? Kunst või siis inglise keel. Mitte lemmik, ma pean matemaatika ei läinud üldse mul hästi peale. Mõned kevadise kasutuse tunnid olid ka hästi lahedad. Aga kui jalgpalli pidi mängima, siis mulle ei meeldinud, sest et meil olid siuksed jalkaprofid, kes on nüüd ka koondises. Kas sind miski ka aitab
nende ideede välja tulemise juures või kuidas on see puht siis? Et ma saan inspiratsiooni välismaalt. Kas sa oskad anda nõu noortele näiteks, kes ka oma videosid tahavad teha või ka võib-olla juba teevad, et kuidas hinnata seda, mille järgi nagu vaadata? Kõige lihtsam nõu on see, et kui sa alustad alles, siis filmi kõike ja tee kõik ideed ära. Alguses ära ole üldse kriitiline, sa pead katsetama. Kas enne video avalikustamist sa küsid kellegilt ka arvamust? Regina on mu hetkel see nii-öelda žürii, kes siis hindab minu videoid. Vot, naiste käes on võim alati olnud, ma räägin seda. On. Kaua ühe video tegemine aega võtab? Umbes. Kui keegi teab, siis me tegime sellist videot, et ma elasin 24 tundi järjest kaubanduskeskuses. Terve see protsess, et video valmis saada, ligi 6 aega. Kas selleks peab ikkagi mingi koolituse ka läbima kuskil? Mina ei ole kunagi koolitust läbinud. Mulle meeldib mõelda, et praktika on see kõige suurem koolitus. Leia endale sisulooja, kes sulle meeldib, kelle videoid sa jälgid, kuhu suunas sa liikuda. Leia endale sisulooja, proovi sealt leida. Ma tegelikult enne, kui Steven tuli lavale, palusin lastel mõelda ka küsimusi, mida nad tahavad küsida. Ja tule palun ütle mikrofoni, siis kõik kuulevad. Miks Stevenile sinep meeldib? See oli ka minu küsimus üks. Jaa, see on üks kõige populaarsemaid küsimusi vist, mis mult üldse on küsitud. Sinep on ikkagi Eesti toode, Eesti Nokia. No see on nii tore, et alati, kui sa oled välismaalase juurde, nad on ma olen sinepit oma elu jooksul söönud, lased neil seda Eesti kanget sinepit süüa, silmad lähevad neil kohe suureks, nii et mulle meeldivad see reaktsioon. Kas sulle meeldib seigelda ringi? Jaa, mulle väga meeldib seigelda ringi. Miks sa täna sinepi särki ei pannud? Ma tahtsin panna sinepisärki ja ma avastasin, et mu sinepisärk on pesumasinas. Pesen ära ja siis ta kuivab pikalt mul. Kui palju sa oled raisanud sinepi peale? Hea küsimus. Ma olen viimase poole aastaga üle 10 tuubi ära tarvitanud, nii et... Mida sulle vabal ajal teha meeldib? Vabal ajal mul meeldib aega veeta Reginaga, sõpradega, mõelda mingeid uusi videoideesi või siis filmida mingeid lahedaid projekte. Sa oled Reginaga koos? Mina ja Regina oleme toakaaslased, nagu ka meie YouTube'i, Instagrami ja TikToki konto ütleb. Ja kui te jälgite seda kanalit ja neid YouTube'i videoid, siis ma arvan, et iga küsimus saab ükskord ka vastuse. Millal te Reginaga suhtelete? Ma arvan, et see ei ole hetkel küsimus, millele ma isegi vastust oskaks öelda, sest et me oleme toakaaslased. Kas sulle meeldivad naljad? Jaa, 2 seina ütlevad üksteisele, et nurgas näeme. Ja oli naljakas ja seda ma arvasin. Kas vanemad on sind toetanud sel teekonnal? Täielikult juba 12-13 aastast saadik kaamera mulle kätte andnud, toetanud, mu videoid vaadanud. Vaata, Regina Hello Kitty rong. Regina on üks kõige suuremaid Hello Kitty fänne. Tal on kodus... ma ei tea, ligi 10 Hello Kitty kaisukat ja Hello Kitty pidžaama, Hello Kitty sussid, Hello Kitty peapael, Hello Kitty mingid kotid, no kõik asjad peab olema Hello Kitty. Nii äge! On või? Ma tahaksin autogrammeerida enda kalapulka. Ma tahaks autogrammeerida. Kalapulka või? Ehk siis mitte kala, vaid ikkagi seda pulka? Ei, seda. Teeme käe peale. Esimene Henna autogramm. Wow. Näita. See oli väga sarkastiline, wow. Kas sa jäid rahule oma Hennaga? Ei, see on väga ilus. Aga siis ta jääb sinna mingi nädalaks, ei või? Ei jää. Ei jää või? Rohkem, 13. Päriselt? Ja. Nii, me tõime mul mitsasse. Jaa. Kirke? Kirke on ka meiega liitunud. Tutvust ennast siis. Ma olen Kirke, ma teen TikTok'e. See on meie kõigi 3 tutvustus. Regina, ma teen TikTok'e. Ja ma hästi hea, ma teen ka TikTok'e. Aga ma vaatan, et siin see menüü näeb päris ahvatlev välja. Teiste eest. Ja nii. Ka magus on väga. Need kartulivahvlid on mega head välja. See on trühvlikaste vist, on ju? Jaa, see on mega hea. Üli hea. Approved. Mis sa proovid? Mis see on? Lillkapsas. See on hea. Okei. Toit.
Need on need suured krevetid. Oh my god, ma ei ole. Need tuleb koorida siis. Ja sa võtsid neid. Aga palju Steven? 10 tükki. Väga naljakal kombel mul ei maitse. Ma ei tea, ma tunnen lihtsalt räigelt mingit meremaitset nagu. Ja nagu... Jaa. So sorry, Steven, proovi. Tavaliselt mulle väga maitsevad krevetid. But this is not it. See on ju nagu need kalapulgad või need. Võisäregu pasta. Oh, see lõhnab ka hästi ja see on mulle. Nii. Ma ei tea. Issand, kui soolane. See on ka soolane või? Ja no proovi. Oh my god, soolane. On ja me oleme soolaarmastajad. Ma võin ainult kõik ära ka. On jah. Ma ei tea, mis ma täna toimub. Aga friikadeid bängerid. Jaa, friikadeid bängerid. Tegelikult see liilikapsas oli ka päris okei. Nii, siin tüdrukud praegu teevad auto kõrval TikTok'i, aga mõtlesin, ma ehmatan neid. Nii, me Reginaga otsustasime tulla Viljandist läbi, sest et see meile tee peale. Ja praegu, ma ei tea, kas ma olen sulle näidanud seda kohta või? Ei ole. Aga me tulime Viljandisse, sellepärast, et kes ei tea, siis mina olen Viljandis üles kasvanud. Maapoiss. Maapoiss, jah. Ja ma okay. ütlesin Tõrvas ka, et mingi... Ja, et mul seal Viljandis nagu olen elanud ja kasvanud ja siis nad olid mingi... Viljandi on linn, meie ei ole linn. Aga kus me siis praegu oleme, on see koht, kus siis mina mängisin politsede pätti. Minu vanaema elas siin samas selles majas. Muidugi need kunagi olid palju nagu vanaaegsemad, nüüd on need ära renoveeritud kõik siin. Muideks see oli meie korvpalliplats. Minu vanaisa elas nüüd selles kortermajas. Siin taga on niisugune Selver, kus me kogu aeg käisime. Seal oli Papa Pitsa. Siin selles kortermajas elas mul üks sõber, kellel oli FIFA. Siis me käisime tema arust FIFAt alati mängimas. Siin lasteaias käisin mina, selles lasteaias. Ma paar korda põgenesin sealt lasteaiast ära, Oh my god. sest et ma ei tahtnud lasteaeda minna. Ma ei põgenenud kunagi lasteaiast ära isiklikult. Ma olin alati tubli. Ma alati ootasin oma vanemaid, millal nad tulevad juba mulle järgi. Ma ei julgenud, mul ema rääkis, et mind varastatakse ära. Ma ei julgenud. Noh, mind vist ära ei varastatud. Aga väga armas. See mägi tundus lapsepõlves mega suur. Lasin sealt kelguga alla kogu aeg. See tundus siuke nagu, ma ei tea, mingi Himalaia mägi, kust ma alla lasen. Nii. Jah, siin minu vanaisa niitis neid murusi siin. Suhteliselt ikka iganädalaselt tema käis ja niitis siin. Hästi tubli oli ta. Aga mõtlesin, nüüd läheks ostaks kalmistu küünat ja viikski vanaisale, vanaemale väikse küünlakese. Pole seal mõnda aega käinud, nii et ma vaatan, kuidas neil läheb. Muidu üldiselt kuskil sotsiaalmeedias või YouTube'is või kus iganes väga sellist sisu ei näita. Ei taha nagu morbiidseks ka minna, aga kuna see on ikkagi osa meie elust, siis ja see on üks põhjuseid ka, miks me ikkagi siia Viljandisse tulime, siis jätame ta ikkagi sisse, et mälestame enda lähedasi ja hoiame ikka nii südames kui ka meeles neid. 15 aastat tal juba siin. Nii, vanaemale sai küünal viidud. Lähme käime vanaisa juures ka läbi. Ja siis Regina vist tahtis jäätist, on ju? Jaa, jäätist. Nii. Parema vanaisale ka. Vanaisa lahkus nüüd mul eelmine aasta, 2025. Tema on meil siuke kõige hilisem. Väga rahulik ja väga mõnus on siin selles mõttes. Linnud laulavad, väike paistab. Väga ilus koht puhkamiseks ausalt öeldes. Ja paneme talle selle siia ja liigume vaikselt tagasi Tallinna poole. Meil juhtus väike jama värk. Jaa. See jäätis koht, kus me kogu aeg käime, see oli kinni. Nii et nüüd me lendame mööda Viljandi linna ringi, et leida kuskilt pehmet jäätist. Jebi. Tulime praegu siia kaubanduskeskusesse vaatame, kas seal on. Viljandi on pehmest jäätisest tühjaks söödud. See üks putka, nagu saate aru, see üks putka, seal oli jumala hea jäätis. Ja jumala odav jäätis. Me jäime hiljaks 13 minutit. Kurat, jälle vanaisana. Ikka, kurat. Ei, ta võib-olla ta päästis meid lihtsalt lisakalorite eest. Ta oli mingi guys. Kurat, ta oli viimane inimene, keda kottis need kalorid. Okay, no ma läksin vanaisa juurde. See lükkas kohe kommid laua peale, salatid, värgid, särgid. Ütlesid, davai poiss, ennem siit ei lähe, kui on kilo salatit söödud, 3 paki komme. Ta ikka hellitas. Meie viimane lootus on objekt. Ei,
Obje. No ühesõnaga, kuna me kusagilt mujalt jätist ei saanud, siis vana hea Hesburger päästab alati päeva. Seega ma võtsin endale tavalise vaniljajätise, ma võtsin Stevenile popcorni jätise ja mul on siis tavaline. Nii, aga kell on reaalselt juba 6:30 õhtul. Meil on mingi pea 2 tundi veel Tallinnasse vaja sõita. Ma pean hommikul minema My Hitsi. Sul on ka tööpäev. Ja. Nii et õgime need jäätised sisse, liigume Tallinna poole ja ma ei tea, ma tahaks reaalselt kohe magama jääda, ma olen nii väsinud. Ja ma olen ka mega väsinud. Nii, oi, sinu autos on nii valav. Ma olen hästi natuke kurv, et ma ei saanud seda putkajäätist. Sest et see hessijäätis on norm, aga see ei ole see putkajäätis. See putkajäätis on ikka nagu kuidagi, ma ei tea, kuidagi teistsugusem on ju. Aga see on hea ikka. Muidugi, kuidas saab jäätis halb olla? See telefon lihtsalt kukub järjest allapoole. Sõidame Tallinnasse koju ära ja siis avame seal veel need pakid, mis meile Tõrvas anti ja siis hakkame vaikselt magama ära minema. Plaan? Ja, plaan paigas. Tavai. Nii, me oleme nüüd lõpuks jõudnud Tallinnasse tagasi vaikselt koju ja nagu me lubasime, siis teeme nüüd Tõrva hauli asjadest, mis meile kingiti. Esimene asi ma näen on siin piraadikrõpsud. Mina ei söö üldse krõpse, nii et see läheb kohe talle. See on minule. See on sulle või? Ja, see on mulle. Mina tahan. Mis siin siis sinep on, kuhu peale on kirjutatud Stevenile? I swear, et ta tuli mu juurde, ütles, et see on sulle. Tere, Regina ja Steven. Ma olen teie suur fänn. Tahtsin öelda, et olete toredad TikToki ja YouTube'i sisuloojad. Alati on teie videod põnevad ja lõbusad. Ma loodan, et teile meeldib mu kingitus. Nii armas, reaalselt. Ja jälle Reginale kommi. Sest et mina... Mul on mu lemmikud. Vesikäpp on mu lemmik. No siia on kirjutatud peale Stevenile, nii et ma eeldan, et see on mulle. What is this? Sinep. Ta tegi mulle nagu selle squishy. Jaa, see on sinepi squishy. Vaata, praegu on populaarne need squishy mellod. Wow. Nii lahe, see actually nagu üli squishy. Ja need on magnetiga. Magnetiga sinepid. Nii äge. Ja no, vist ei saa märkimata jätta, et me saime natukene sinepeid vist. See ei ole siis kõik ühelt inimeselt, vaid lihtsalt väga palju inimesi tõi meile sinepid. Jälle telefon, jälle ta kukkuda, noh. Kuhu ta kukub? Okay. Nii, ja siis ma sain siukse hästi laheda... Oh my god, kuhu sa lähed? Hästi laheda fännardi. 2 tükki. Ja vaata, keegi ise joonistas siukse sinepi. See tähendab stinepi. See olen mina ja ma hoian sinepi kooki koos oma sinepi särgiga. Termos Reginale Magic Sticks. Asi läheb üle kätte. Ma räägin, et sul on vaja telefoni hoida ja ma räägin Stevenile. Ta ei usu mind, see kukub sealt kohe. Ei, ta ei kuku. 4, 3. Ma surusin ta sisse. Enne kui ma jõudsin isegi lõpetada. See kukkus. Okei, ma lihtsalt hoian. Nii, need on mulle Magic Sticks. Väga armas, väga roosa, väga nunnu täpselt nii nagu mulle meeldib. See on ka sulle. Jaa, mulle toodi Hello Kitty süda või üllatusmuna. See on sulle. Need on Stevenile helendavad prillid. Glow in the dark. Tänaga siin on harilikud joonlaud ja pliiats. Ja pliiats ja kustutuskumm. Väga nunnu, väga cute. Taskulamp. Käed ülesse. Eesti politsei. Siis üks fänn kinkis Rubiku kuubiku. Ta oli liiga entusiastlik, arvas, et ma oskan seda ära lahendada. Aga ma olen nagu kuulnud, et see ei ole raske, aga siin pead lihtsalt harjutama seda. Paela. Ja ongi kõik. Kuule, aga lõpetame selle vlogi siin maal ära. Aga kui sa ei ole juba pannud meile subscribe'i ja ei ole seda videot laikinud, siis praegu on perfektne aeg seda teha ja kirjuta kommentaaridesse, millist sihukest toakaaslaste challenge'id me võiksime järgmises videos teha. Ma mõtlesin, et võiks mingi väikse challenge'i teha. Võib-olla kaotaja peab midagi vürtsikat ära sööma. Väga hea, siis Steven peab midagi vürtsikat ära sööma. Okei. Olgu. Tavai, lähme nüüd ära. Aitäh, et vaatasid. Tšau! Tšau!